kultuuriuudised. Tere! Kultuuriuudistega on stuudios Riina Entalu. Kadriorus Kastellaani maja galeriis saab näha 30 Leedu loodusmaalja loomingut. Näitust, kust saab ülevaate Nida Plenääri kogukonna loomingust. Näitus tähistab ühtlasi Leedu kunstnikeühenduse Tiltas 20. sünnipäeva. Kunstnikeühendus Tiltas taaselustas 1995. aastal Kura poolsaarel toiminud kunstnike residentuuri traditsiooni ja on tänaseks käivitanud rahvusvahelise liikumise, mis ühendab maalijaid üle Euroopa. Samuti toimub aktiivne rahvusvaheline näituse tegevus. Näituse kuraatori Tiiu Rebase sõnul arendab ühendus Tiltas aktiivselt rahvusvahelist suhtlust. Ja see on olnud nende pikaajaline soov juba Eestis esineda ja kaasata Eesti kunstnikke oma liikumisse. Missugune on loodusmaali koht praegu? Siin on ekspositsioonist ka näha, et selle maalistiili algallikad on impressionismis ja ekspressionismis. See on stiil ehk suur vabadus, mis vallutas kunsti 20. sajandi alguseks lõplikult. Ja tänaseks päevaks on loodusmaali kesksed küsimused värvist ja õhust ja kunstniku nägemusest ja tajudest muutunud ka juba puhtalt kontseptuaalseks žestiks ja ka poliitiliseks statemendiks. Ühe ruumi täidab näituse peaesineja Juozas Pranskjavitšuse looming. Ta on sõna tõsises mõttes dokumenteerinud Nidat. Ta järjekindlalt maalib Nida loodust ja sellega praktiliselt dokumenteerib selle koha muutumist ajas. Tema funktsioon ongi säilitada ajaloolise mälestusena koha vaimu. Aga ka kõigi teiste kunstnike töödest kujuneb ülevaade Nida maaliplenääridest aastate jooksul. Huvitavaks kontrastiks on Eesti loodusmaalijate osavõtt näitusest. Neid on küll vaid 3, Oleg Viibe, Tiiu Poom ja Karl Christian Nagel, kuid erinevus võrreldes leedulaste loominguga paistab silma. Eesti kunst üldiselt on kaine. Leedukad on nimetanud seda väga intellektuaalseks. Ja siin me näemegi, et ta on väga ratsionaalne, kuid samas tema põlemine on väga tugev. Me näeme seda isegi värvidest, mis on ruuged põhiliselt, et selline kaine, kuid sügava sisemise põlemisega. Leedulased on emotsionaalsemad ja meil on neilt õppida just seda tegutsemise rõõmu ja vabadust. Ja see väljendub nii nende maalides kui ka selles organisatsioonis, mille nad on loonud. Ja just seda kogemust me siin juba plaanimegi üle võtta, luua oma eestipärane, kuid rahvusvaheline maalikeskus Muhumaal, kuhu me koondame kõik maali, novaatorliku mõtte, kaasaegse ka tegevuskunsti, maastikukunsti, võib-olla ka teaduse. Leedu loodusmaali näitus Kadriorus Kastellaani maja galeriis jääb vaadata 31. augustini.